See film on teieni toodud Caesari salati poolt. Mis asja sa vaid? Jaa, sorry, ma unustasin ära. Ei, see või? Ei, see... Ma ei tea, mis raamat see on, ma kuskilt leidsin seda, see on mingi... Tead see Kleopatrast Antooniusest tead, ja nii? Okei, oota, kas ma värskendan, ma mälen natuke. Ma arvan, et alustama peaks Aleksander Suurest, kes oli Kreeka kuningas. Oot. Mis? Miks ta selline välja näeb? Milline? No, miks ta näeb välja nagu strippar Marko? Aga noh, on siuke probleem, et jätku raha väga kostüümideks praegu, nii et... No jaa, aru saada. Siis tuleb ära taluda. Aga üks päev Aleksander Suur suri. Ja järgmine päev kirjutati sellest isegi Postimehes, ta ilmselt siis suri mürgise jääve joomise tõttu. Pärast Aleksandri surma jagasid tema väepealgid riigi omavahel ära ning üks nendest oli Ptolemaios esimene Sooper. Ja tema kroonis ennast pärastpoole Egiptuse kuningaks. Sellega pani Ptolemaios esimene alguse Ptolemaiose dünastiana, mille viimane esindaja oli Kleopatra. Kleopatra sündis 69. aastal enne Kristust. Mis asja? 69. Kasva suureks ausõna, me teeme mingi kooliprojekti siin praegu. Nii, igatahes, kus me teangi. Kleopatra sündis 69. aastal enne Kristust. Suru! Ma juba näen! Suru! See on poiss! Ma sain poja! Anna siia! Aga oodake! Kas võtate kohe poja? Või vaatate, mis on üllatuste kastis? Võta kasti! Hea valik! Vaata, mis on kasti all number 1. See on tüdruk. Sobib. Ja nii sündiski Kleopatra. Okei. Jah. Tal oli ka 2 venda. Ptolemaios 13, Ptolemaios 14 ja selles loos üks väga ebatähtis õde, kelle nime me isegi ei tea. Et hoida võimu peres, pidi Kleopatra abielluma kõigepealt ühe oma vennaga ja siis teise oma vennaga. Oleme täna kogunenud siia, et paari panna noor Kleopatra ja noor Ptolemaios 13. Kas te olete nõus abieluga? Jaa. Te võite nüüd üksteist suudelda. Ei. Ptolemaios 12 suri. Oot. Mis on? Kohas me oleme? Ei, noh, filmiprotsess on üks pikk protsess ja ega kõik ei ühes kohas filmida. Ja siis me vaatasime kohta. Tere! Just filmisime. Vabandust, palun. Olen Hansaplanti. Okei. Tšau! Ja läheme ka meie Hansaplanti. Oota. Selle võib ka sisse Ei, see jätku sisse. Ära vehid. Ole vait. Ja las ma filmin nüüd. Ptolemaios 12 suri 58. aastal enne Kristust. Oot. Ei, miks sa uuesti ütled? See kõik läheb sinna sisse. Ole vait. Ptolemaios 12 suri 58. aastal enne Kristust. Tees Kleopatra, kes oli siis 18 aastane ja Ptolemaios 13. valitsejateks. No vot.
väga hea, nii. Ja kuna Ptolemaios 13. oli alaealine, siis tema eest valitses regent. Aga see regent oli üks sneaky vend ja ta ässitas Ptolemaiose Kleopatra vastu üles. Jah, see läheb kõik sinna sisse. Reaalselt lähebki. Vaatame. Kleopatra Ptolemaios, tulge siima! Aga mida süüve on? Joodid ja hapupeen! Mina olen regent Poteinos ja mina ässitan Ptolemaiose Kleopatra vastu üles. Kus mu auto on? Tead, kes selle ära võttis? Kleopatra! Austatud kaaskodanikud, Kleopatra on varas ja petis. Ta on igavene peletis. Alustame Kleopatra vastast kodusõda. Jaa! Joo, sõda! Joo! Jaa! Samal ajal hakkas Kleopatrale silma Julius Caesar, aga ta ei lähenenud Caesarile otse, sest ta teadis, et talle võidakse ära öelda. Tal oli hoopis Julius Caesarile väike kingitus. Oh, sitt, ära magama jää nüüd siis. Mida sa tahad jälle? Sulle saadeti kingitus, noh. Viskas maha! Mu silga! Mida te teete? Aasta möödudes tegid Kleopatra ja Caesar poja, kelleks sai nimeks Caesarion. Ja nii ma sündisin. Caesar kutsus Kleopatra enda juurde elama 46. kuni 44. aastani enne Kristust. Nende muretu elu aga lõppes ühel saatuslikul 44. aasta märtsipäeval, kui Caesar mõrvati! Sina ka, mu Brutus! Miks hurdid? Mida see hurdid tähendab? Ei no see on vaata, see on siuke noorte släng on ju, et nagu inglise keeles sõnas hurt on ju, nagu haiget tegema on ju. Ja see on nagu pandud eesti keelde. Kuule, sa ei ole enam noor, sa hakkad kohe surema. Ja kodusõjaga sooviti saavutada vabariiki. Aga läks hoopis nii, et tekkis sõda Caesari pooldajate ja vaenlaste vahel. Võitsid pooldajad. Jõudsimegi peateema juurde, Kleopatra ja Antonius, mida ma alguses peale tahtsin rääkida. Niisiis, Kleopatra ja Antonius kohtuvad, nad armavad, nad saavad 3 last. Ja nii ma sündisin. Antonius saab merelahingus lüüa ja kukutab ennast selle tagajärjel mõõga otsa. Ei,
Antonius, ma ei suuda niimoodi elada. Hammusta mind Kleopatra laseb ennast mürkmaal haavata ja sureb selle tagajärjel ära. Nende lapsi kasvatab Antoniuse esimene naine ning Kleopatra seesel lapsed lastakse hukata. Oota, kole, see oli natuke liiga kiire, saad uuesti rääkida? Ei.